Tiit Paananen ja Skype Eesti juht. Skype minu teada ei liitunud selle kokkuleppega täna. Mille pärast mitte? Ausalt öeldes ma ei olnud teadlik. Et minul see info kahjuks ei jõudnud, et selline võimalus on. Eks tuleb järelikult järgmine kord rohkem tähelepanelikum. Aga Skype ikkagi rõhutab ka mitmekesisuse väärtuseid kuidagi. Jah, Skype on väga mitmekesine organisatsioon, eriti mis puudutab just erinevaid rahvusi, erinevaid riike, erinevaid oskusi, erinevaid nii haridus kui ka professionaalset tausta. Et Eestis ainuüksi meil on 30 rahvust tööl ja Skype'is kokku on ligi 50 erinevat rahvust. Ta on globaalne organisatsioon Kaug-Idast kuni Ameerika läänerannikuni ja nüüd olles osa Microsoftist loomulikult on mitmekesisuse väärtustamine ja selle ärakasutamine, et oma produktiivsust ja efektiivsust tõsta, on nagu äärmiselt kõrgel kohal. Kuidas teil ikkagi nagu Eesti firma sees või Eesti mõttes see asi käib? Kas te palkate erinevast rahvusest või erineva soo või vanusega inimesi teadlikult ka? Me palkame suhtumist ja eeldame ja kontrollime oskusi sealjuures, mis soost või värvusest või rahvusest inimene on, see ei ole nagu kuidagimoodi meie fookuses. Natuke isiklikum küsimus. Teil on nagu päris kirju tausta, loetlesite lausa 4 rahvust. Et kas sellel on mingi iva sees või toetab see seda? No võib öelda jah, et tavaliselt grantsid on ju elujõulisemad. Lõppu veel, mis te soovitaksite siis, võib-olla mõni Eesti firma juht kahtleb praegu, et kas liituda või mitte, et kas neid väärtuseid tuuete või mitte? Ja, et nüüd Eesti on kõikide võimalike klubide liige, kus üks demokraatlik riik võib olla. Et ma arvan, selle tulemusena on ka meil tulevikus siin palju erinevaid inimesi ja tuleb nagu teadlikult sellesse suhtuda. Liitumine sellise initsiatiiviga kindlasti on heaks aluseks sellele, et oma ettevõttes seda teadlikkust tõsta. Aga sellest mingit kasumit on ka? Ma usun küll, nagu me ka siin paneelvestluse ajal rääkisime, siis on selgelt tuvastatav mitmekesise heterogeense organisatsiooni kõrgem efektiivsus ja suurem kasumlikkus. Selge, suur aitäh!